siis järgmiseks 10 korda siit üle nende smile line'ide. Issand, kui huvitav. Ma tellisin endale Ultrahuman Tsermuse. No fucking way! Väga brutaalsed olete. Tere hommikust, käes on kolmapäev, 10. detsember ja ma lähen lõpuks trenni. Ma ei jõudnud eelmine nädal reaalselt, nagu füüsiliselt polnud võimalik trenni jõuda ja nüüd ma saan trenni minna, nii et mul on väga hea meel. Ühtlasi pakkisin ära erinevad loosi võidupakid ja viin need ka teele. Nii et lähen teen ühe mõnusa jalapäev. Ma olen trennist tagasi, pakid on teele pandud, käisin just pesus, siuke hea energia on sees. Täna ma tunnen küll juba, et ma olen palju rohkem ka puhanud ja keegi küsis mult, et kuidas ma teen oma gua sha rutiini ja siis keegi teine küsis, et kas ma olen ka mingisugust vahet näinud, et kuna ma olen nüüd päris pikalt gua sha'tanud. Kõigepealt siis ma masseerin lümfisõlmed lahti, I guess. Ma ei tea, igatahes ma nägin, et seda peab tegema, et kaenla alt võtad kinni, teed siuksed nagu ringjaid, pigistavaid liigutusi 10 korda. Siis siit, mis see eesti keeles on, rangluu pealt 10 ringikest. Siis siit siuke edasi-tagasi mudimine 10 korda. Siit nina külgedelt 10 ringikest. Ja siis siit kulmude vahelt otsa eest. Kuna ma ei ole vahepeal endale uut õli muretsenud, siis ma kasutan jälle seda, mille lõhn mulle ei meeldi. Aga jah, panen tervele näole õli, et see gua sha kivi ilusti liiguks näol. Et kindlasti ma ei taha, et see kivi kuidagi hakkaks nagu näonahka tõmbama, kiskuma. Isegi silmalaugudele panen, sest et sealt ma käin ka gua sha'ga üle. Nii et tervele näole. Siis mul on käed õlised ja gua sha on eelmisest korrast pesemata ja siis ma tavaliselt enne kasutamist pesengi selle ära seebiga ja alguses sooja veega, aga siis lõppu ma lasen nagu külma vee all seda gua sha'd, et oleks jahe. Ja teen nagu ühe näo poole kõigepealt ja siis teise näo poole. Alustan siit lõuast ja selle nii-öelda piklikuma osaga tõmban siit 10 korda. See on mingi rutiin, mida ma nägin TikTokis ja seda ma lihtsalt olen teinud. Ja tõmbad lihtsalt siit. Siis järgmiseks 10 korda siit üle nende smile line'ide ja alati nagu suunaga ülesse. Siis niimoodi mööda seda põske 10 korda jälle, kõiki liigutusi on 10 korda. Siis võtan selle sellise koha siit ja sellega tõmban põsesarna. Siis võtan selle piklikuma osa, teen silma alt 10 korda. Ja siit nüüd kindlasti mitte liiga tugevalt, vaid lihtsalt nagu niimoodi glaidid üle sealt. Ja siis silmaluu pealt jällegi tuleb seda tugevust nagu mõõdukalt valida. Silmad on väga õdnad. Ja nüüd ainus kord, kus sa tõmbad alla, on siin 5 korda. Et ma olen aru saanud, et see on mingisugune, see nagu lükkad kõigepealt kõik siia ülesse ja siis sa tõmbad mingid vedelikud, ma ei tea, mingisugused. Siin nüüd tehniliselt ärge küsige mu käest, aga nii nad räägivad. Et siis lõpus tõmbad nagu alla kõik selle, mida sa oled liigutanud siia. Ja nüüd selle koha pealt, et kas ma olen nagu mingit vahet märganud, et raske öelda. Aga ma tean, et mulle meeldib see efekt, mille ta kas või kohe annab. Et ikkagi hommikul, kui nägu on veidi paistes, siis selle paistetuse ta võtab kohe alla ja lihtsalt nagu sa näed
koheselt veidike värskem välja. Noh, ta ei tee mingeid imesid, on ju. Aga natuke värskem kohe kindlasti. Ja sellist silmapaistatust saab ka väga hästi ära. Aga üleüldises mõttes ma ei tea, võib-olla ta on mu nagu põsasarnasid natukene rohkem esile toonud. Selle topeltlõua osas ma jätsin alla mingi aeg. Et seda ma küsisin ka nagu professionaali käest ka ja noh, kahjuks see guasha seda topeltlõuga lihtsalt mitte kuidagi eemaldada ei saa. Nii et ma lihtsalt elan praegu selle topeltlõuaga. Et jah, ma pigem nagu ise kasutan teda nagu siukse näo üles äratajana seda rutiini. Ja siis lõpus ma lihtsalt nagu eemaldan selle üleliigse õli näost mitselaarveega, et mingisugune kiht on juba jõudnud ka sisse imenduda, mis on hea, et noh, ongi nagu niisutatud. Ja siis ma lisan siia peale nagu kergemat kreemi, mitte väga tummist. Aga jah, et liiga üliseks ei jääks, siis ma ikkagi eemaldan enamus sellest. Ja siis selle kergema kreemina ma olen praegu kasutanud seda Kiehl'si Ultra Facial Cream'i. Vaikselt ongi lõuna tegelikult kätte jõudnud, nii et kui te kuulete mingit müra taustal, siis ma panin lõunasöögi sooja, saan oma läätsesuppi jälle süüa. Issand jumal, kui hea. Ja avame advendikalendrit. Douglas. 10 on meil siin. Suur üks. Dr. Susanne von Schmiedeberg. Youth Booster Age Reverse Cream. Okei. Pole kuulnudki sellisest brändist. Aga väike minisuuruses kreem. Ma arvan, kulub ikka ära. Tahaks kohe nagu veel avada, et eile sai nii mitu korraga, et ma tahaks nüüd nagu järjest võtta. Ja Maria kalendrit täna ei ole. Nii et siis meil on Red Bulli oma. Ma lähen, teen selle lahti ja näitan. No nii, täna siis tuli see Ice Edition Iced Gummy Bear Red Bull. Pean ütlema, et mulle see ei maitse. Aga näiteks ma tean, et Mariale see väga maitseb. Ja ma ütlesin teile eile, et ma joon täna selle kollase. Ma tulin selle kollase Red Bulliga tuppa, rõdult. Ma panin selle riiulisse ja see oli mu ajust pühitud. Ja ma ei joonudki seda, aga ma arvan, et see oli hea, sest et noh, nagu me nägime, siis ma olin stressis eile ja ma arvan, et see Red Bull ei oleks nagu hästi mõjunud, aga täna ma arvan, et ma võtan selle kollase Red Bulli. No imeline lihtsalt. Tahtsin teiega koos avada paar pakki. Ühe ma sain eile ja ma lihtsalt tundsin, et ma eile näitasin igasuguseid pakke ja asju, et see oleks liiga palju, kui ma avaksin ka selle Clarence'i kingikoti, mille ma sain siis sealt ürituselt, kus ma käisin meigimodelliks. Ehk siis ma pidin kannatlikult ootama tänaseni, et seda avada, sest et ma ei tahtnud ilma teieta ka seda teha. Ja selline karbikene oli seal sees, väga ilus. Mis siin põnevat on? Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin. Ma olen Clarence'i kehahooldustoodete kohta kuulnud head. Nüüd põnev. Nii, Total Eye Lift. Retinol-like technology. Lift Replenishing Eye Concentrate. See on põnev. Minul on tumedad silmaalused. Ma usun, et nad vajavad liftimist vahepeal, nii et väga põnev. Jah, sellest seal üritusel ka eile räägiti täitsa. Tuleb see pakend ette küll. Glow Boosting Line Smoothing Day Cream, Skin Renewing Line Smoothing Night Cream. Okei, sellised 15 millilitrised. Vaadake, kui nunnud. Beauty Flash Ball. Siis on siin Wonder Volume Mascara XXL. Ja Water Lip Stain. Selline. No väga põnev. Ja siis tuli mul täna Kikkomani poolt selline pakk. Nad tegelikult kutsusid mind oma jõulupeole ka, aga see oli eelmine nädal ja ma lihtsalt ei jõudnud sinna minna. Ja siis nad olid nii armsad ja kirjutasid, et nad siiski saadaksid mulle mingisuguseid tooteid. Mis see on? Põlve. Ma ei hakka seda täiesti lahti tegema. Ma praegu paneksin ta ilusti kokku ära, aga
Kikomani soisoosiga põllekene, siis köögitangid. Oh my god, kui põnev. Teriyaki soos, seda ma ei ole proovinud. Teriyaki marinaad. Sojakaste. Issand, kui hea, nüüd mul on kodus korralik sojakaste olemas, et kui ma mingi sushit tellin, siis ei pea seda juurde võtma. Siis tsitruseline sojakaste ponzu. Ma ei tea, kuidas seda öeldakse tegelikult. Sellist asja ma ei ole näinudki. Kimchi, spicy chili soos. Yakitori kaste. Issand, kui põnevad asjad. Nii, siis siin on siuke see silikonpintsel. Kui ma õigesti aru saan, siis siin on mingisugused lehekesed, millega sa saad nagu kas siis toidu, mille sa saad toidu anumale peale panna, kui sul ei ole kaant näiteks, või siis kui sul on pool õunast söödud, paned õuna peale selle, et nagu säilitada asju ja siis sa saad hiljem seda pesta. See on ju ülihea asi, et ei pea seda toidukile kasutama. Ma ei ole siukest asja ennem näinud. Mina avastamas maailma lihtsalt nagu. See on nagu siuke natuke kleepuv asi nagu. Mis sa saad selle lihtsalt nagu niimoodi millegi peale panna. Noh, ma proovisin praegu lihtsalt. Issand, kui huvitav. Väga lahe. Täna mu arvuti lihtsalt laeb vlogi eriti aeglaselt alla, nagu eriti aeglaselt niimoodi, et nagu ma pean uurima, seal on midagi valesti kohe kindlasti. Et see ei ole enam isegi normaalne. Nüüd ma tegelikult täpselt ei teagi. Ma panin natuke lisa fake tanni kukkima siia kaalale. Teate, seekord need käed natukene. Nad natukene nagu on need fake tan hands. Ma ei tea, ma kiiruga eile õhtul lihtsalt tännisin, nii et. Aga igatahes mul praegu kukib siin tän. Ja ma mõtlesin, et äkki ma teeks mõned jõulukaardid. Ja täna, kas ma olen üldse öelnud, täna põhisündmus on see, et Maariti sünnipäev on täna. Nii et õhtul me lähme Anetega Maariti sünnipäevale, et see on nagu põhiline asi. Ja enne seda mul ongi täna natukene selline chillim, rahulikum, mis on nii mõnus. Ehk siis ma mõtlesingi, et äkki ma teeks Maaritile sünnipäevakaardi. Ja siis, kui mul juba on kõik need värvid väljas ja vajalikud asjad, et siis ma teeks mõned jõulukaardid ka. Nii, ma tavaliselt muidu olen maalinud ja joonistanud enda laua taga, aga kuna nüüd mu laud on väiksem ja seal on vähem ruumi, siis ma mõtlesin, et köögilaua taga on parem. Ma sain Maariti kaardi valmis. Kinda cool, võib-olla ma kujutasin seda kuidagi veel ägedamana ette, aga enne kui ma seda näitan, siis ma peaks ütlema, et Maaritil on siis Sex and the City teemaline sünnipäev. Ta ütles, et kõik võivad laekuda ükskõik mis ajal, sest et tal käib Sex and the City maraton siis terve päev, et telekas need osad muudkui käivad ja et võib siis kohale minna enda lemmikkarakterina. Mina ei ole kunagi seda seriaali näinud ja filmi olen näinud, aga ja seda ka alles nüüd suvel, see suvi.
nii et ma enam-vähem saan sellest vibe'ist ja sellest aru, aga näinud ei ole. Ja siis ta ütles, et õhtult ta serveerib Cosmopolitane ja siis ma tegin talle sellise kaardi. Nagu ma tahtsingi, et see Cosmopolitani klaasijooned, et need oleks natuke wonky ja nagu siukene kinda nagu cool handmade card, aga no ma ei tea, kas ta päris seda vibe annab, aga it is what it is. Tegin veits siukest New Yorgi vibe'i sinna alla ja jõulukaardid tulid tegelikult lõpuks päris toredad. See oli täpselt see trust the process, sellepärast, et kui ma neid tegin, ma olin see ei näe nagu kuusk väga välja, aga lõpuks need tumerohelised siuksed plärakad nii-öelda annavad päris hea vibe'i ja kusjuures ma kasutasin samu värve, aga tulid ikkagi veits erinevad. Üks on siis selline, lõpus natukene pritsisin värvi ka veel peale ja siis teine on selline. No sarnased ikka. Ja ma vaatasin TikToki järgi tegin seda ja seal oli öeldud see, et lase kõikidel kihtidel kuivada. Ja et sellepärast ma tegin 2 korraga, et siis üks kuivas, tegin teist, siis võtsin selle ühesõnaga. Saite aru küll, kordamööda tegin. Päris äge. Ma ei tea, kellele ma need kingin, aga mulle nii meeldib nagu siuke maalimine, joonistamine, siuke asi. See küll enam ei tule mul nii hästi välja kui kunagi. Sest ma lihtsalt ei hoia oma kätt piisavalt soojas, aga see on ikkagi lihtsalt tegevusena nii rahustav ja nii mõnus. Nii et mul on nii hea meel, et ma mahutasin siia tänasesse päeva sellise väikse käsitöö tunnikese. Ja nüüd ma peaksin hakkama sättima. Ühtlasi mul on vaja veel pakkida Maariti kingitus ja siis mul oleks vaja Maybellini koostöö jaoks silmameigist teha pilte. No nii, ma sain ennast valmis, ma sain pildid tehtud oma iLookist. Ma ei tea, kas siit on, ikka on näha seda Saddlewood Sky Hide. See on ikka ägeda efektiga. Siis ma panin alla mitte musta lüpsuduši, vaid tumesinise. Ma ei tea, kas seda on ka näha, aga igatahes siis on siuke äge topp. Aga see veits siuke tipakas ja ma ei tea, kas ma viitsin, aga et võib-olla ma panen lihtsalt tavalise valge tanktopi. Ma nii tuulasin Pinterestis, et mida selga panna, et mis oleks nagu Sex and the City vibe'iga ja no lõpuks ma väga ei ole, ma olen lihtsalt mingi 2000-ndate alguse vibe'iga valge tanktop, alt laienevad sinised teksad. Nii et ma ei tea. Paremat ma ei osanud välja mõelda. Aga nüüd oleks vaja ära pakkida Maariti kingitus, mida ma teile kohe näitan. Nii. Maaritile on mul siis selline kingitus. See on Burberry Goddess lõhn. See oli tema jõululistis. Ma tean, et see on väga hea lõhn ja see püsib kaua. Ja ma olen ju parfüümikaisa ikkagi. Nii et tundus nagu hea kingitus. Oh my god, ma nii näen praegu neid sädeluse tükke oma ripsmata. See on isegi natuke häiriv, aga ma arvan, et see on selle valguse pärast, mis mul siin küljes on. Et see ja siis ma mõtlesin, et kuna ma sain McDonaldsilt need kõik Friends karakterid ja Maarit on palju suurem Friendsi fänn kui mina olen, et ma kingiks talle selle Phoebe tegelaskuju. See on küll mul lahti tehtud, sest et see oli koostöö raames. Et ma sain need kõik üldse, aga ma arvan, et ta ei pane pahaks ja ma loodan, et talle meeldib see. Ma ei ole päris kindel, et kes ta kõige lemmikum tegelane on, aga ma arvan, et on Phoebe ja siis ma ei tea, kas Chandler või Joey. Igatahes Phoebe tundus nagu kindla peale minek. Ja tegelikult ma tahtsin selle kõik nüüd jätta siia samasse karpi, millega see lõhn tuli Lavertest. Tellisin Black Friday ajal vist oli Black Friday. Aga siin on nii nõme, see pakisilt on siin küljes ja ma ei saa vist seda kuidagi ära. Muidu ma tahtsingi siia pakki veel pommi ka panna, olekski ilusti mahtunud. Äkki ma ikka saan selle siit kuidagi ära. Ma nüüd lõikasin lihtsalt selle flapi siit ära. Ja kingituse mõttes, ta ei peagi olema kasutatav karp ju. Ma võin ju selle niimoodi pakkida ära. Ja siis ma mõtlesin, et ma pakin sellesse ilusasse heleroosasse pakkepaberisse. Ja panen natukene paelakest. Nii, ma panen kõigepealt selle siidipaberi.
siis parfüüm. Kas see nüüd mahub siia? Mahtuski. Nii et kui ta lahti teeb, siis on see paber. Ja siis on need ja seal põhjas on kommi. Sest Maarit ju alati ütleb, et midagi magusat peab ka olema. Nii, Maariti kingipakike sai selline. See kaart on natuke liiga suur siia juurde, aga ma panen ta ikkagi siia vahele. Cute. Ja siis see pakk, mida ma ootasin, millest ma olen siin rääkinud. Ma tellisin endale Ultra Human sõrmuse. Ma olen sellest siin juba selle aasta jooksul rääkinud, et ma tahaks endale seda nutisõrmust, et samme mõõta, et und mõõta. Ja tegelikult, kui ma sain testida siis seda sõbranna Oura ringi, siis päris huvitav oli hommikul vaadata seda readiness skoori. Ja Ultra Human ja Oura ring on väga sarnased. Tegin väga palju uurimustööd, et mis on nende erinevus ja kumb on parem, kumb on halvem ja tõesti väga sarnased nad on. Oura ringil lihtsalt, esiteks Oura ring on kallim, talle lisandub see igakuine subscription fee sellel äpil siis ja Ultra Humanil seda ei ole. Ja ma arvan, Oura ringil on lihtsalt natuke nagu see, nagu Apple on ju, et ta on niuke prestiižikas, ta oli, ma ei tea, kas ta tegelikult oli esimene turul, aga nad on kõvat turundust teinud ja Ultra Human lihtsalt ei ole nii kõva turundust teinud, aga nii palju, kui ma vaatasin inimeste võrdlusi nende kahe vahel, siis eriti suurt vahet seal ei ole, kui üldse midagi, et tegelikult mulle tundusid nad täitsa samad, aga ma tahan selle unboxingu teha Instagrami jaoks, et seal ma tahan ka rääkida natuke, miks ma selle valisin ja siis ma tuleks teie juurde tagasi. No nii, ma vahetasin bluusi ka ära, muidu mul on seal Maybellini koostöös ja siis selles videos on sama outfit ja kõik, nii et sellepärast bluusi vahetus, aga ma panen tegelikult valge tanktopi kohe tagasi. Mul on ikkagi täna need fake tan handsid. Ma vaatan natuke halb selles mõttes, et need nüüd jäid sinna videosse ka, aga it is what it is. Igatahes selline näete välja. Ja ma natuke muretsen võib-olla praegu sellepärast. No see on siuke väike asi ja mööduv, aga et kui ma praegu hakkan seda kandma, siis äkki see arvabki, et mu normaalsus on see stressitase, mis mul on praegu. Mis ma ise kaldun arvama, et on kõrgem, kui mis mul tavaliselt on. Samas, piisavalt pika aja vältel, kui ma seda kannan, küll ta siis nagu saab aru, mis on see minu normaalsus ja mis ei ole. Aga lihtsalt jah, alustuseks siuke huvitav periood, millega alustada selle tervist mõõtva sõrmuse kandmisega. Et jah, aga tegelikult see setup ilmselt võtab natuke kauem ja mul praegu ei ole aega, kuigi ma tahaks juba nii väga seda kandma hakata kohe, aga Anette võtab mu kohe peale ja me lähme sünnipäevale, nii et ma ei hakka siin praegu sellele aega raiskama, tegelikult ma võiksin selle ilmselt laadima panna. Aga ta on tegelikult ikka päris pisike. Nagu ei ole üldse kuidagi nagu lai või paks või nagu näeb kena välja. Muidugi ma valisin kuldse, sest et kuldseid ehteid ma kannangi. Et jah, Instagramist näed seda unboxingut. Lihtsalt kuidagi natuke tahan ennast jagada siin mitme platvormi vahel. No nii, selline on siis see outfit. Need, kes on vaadanud Sex and the Cityt, on mingi girl, see ei lähe üldse vibe ikka kokku. Ma ei tea, ma ei jaksanud rohkem midagi mõelda. Chicken furat mida? Jaa. Aga sobib kõik. Okei. Kosmopolitani muidugi. Aga ütleme, tuli tagasi ka maha. Aga ei ole eesmärk olla. O60 või see on G50? G60. Oota, need tähed peavad ka veel... No siis mõtled umbes nii, kuidas täht peaks olema.
siis sa saad teada, kus ta otsib. jah, siis sa saad kiiremini leida. jah. Aga igaks juhuks kontrolli kõiki, sest et võib-olla... Ma võib-olla panen pange. Kuigi ma enda just arvan, et ma tean. Nii, see on jälle see. 2. B. 2. 30. I. 30. 56. G. 56. 18. I. 18. No nii. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Maarit, palju õnne sulle. Näin ma nüüd hea. Ma mõtlesin nagu... Võtsid sellest samast kohast, kus Kaisal oli. Ja sukree. Sukree, jah. Yes. Nii. Ma ei tea, see mis päris suur. Kui hea. Muusikaid saad... Parem sinu või Mille me siis esimesena avame? Nii, change'i kinkekaart. Seal on praegu 1+1 kampaaniast. Soovitan minna. Teate, ütlen teile ausalt, aastate jooksul ma kannan väga vähe rinnahoidjaid. Seal on muid asju ka? Ma ei tea kuidagi, mul on free the nipple all the way. See on täpselt vlogimaterjal. Väga hea. Ühesõnaga. Aga seal vist isegi on pidžaamad. Aga lihtsalt ma enam ei kujutaks, et ma läheks poodi ostma pesu, nagu pesu. Aga see on experience, kui sa Ja sinna lähed. I know, mul on kunagi ostsin ühe kuti jaoks, kes seda ei väärtustanud. Vot see on vlogimaterjal. See on vlogimaterjal. Nii, meil on siin jatsi. Kuulge, me saame nüüd, kas keegi tahab mängida täna? Ma ei tea, kuidas see käib, aga võib See on ikka. täringa mängid, Peti siin täringa. Loodan, et sul ei ole seda. Ei, mul ei ole seda. Aga ma olen alati tahtnud seda. Aga mitte keegi ei ole seda mulle. No vot. Nii. No avame siis selle nii Mart and the City. Ma vist ei hakka lugema ette. No jah. Ja see on siis sinu tehtud, eks? Jah. Ma arvan, et siin on mingi lõhnake sees. Sest Kaisa on perfume queen. Sa pead rebima seda seal, see on, okei. Ei pidanudki. Pakend jätkuvalt. Väga äge. No oih, siin on mingi lõhn. No fucking way! Oh my god! See on Burberry kadeslõhn, See väga on üks hea kõige lõhn. paremaid lõhnasid, mida ma vist olen kunagi kasutanud. Püsib ka väga hästi, selline naiselik, seksikas. See on haige. See on väga hea. Oh my god, Simona tutvustas mulle seda lõhna. Ja siis ma olin mingi, oh my god, on mulksest. Ja vaadake seda pudelit. Mega ilus. Lase peale endale. No muidugi Ariana Grande praegu peal. No see ka. Pane seda ka. Kas saadab ringile? Jaa. See on bänger. Sellest saab nüüd minu uus going out. Nii, ja... Oota, mis see nüüd on Friendsist? No vaata. Kas te saate aru? Oh my god. See on Phoebe! Ja siis siin on väga palju magusat. No nagu sa ütled, et magusad peab Magusat peab alati alati olema. Väga hea. Kas te tunnete seda lõhna? jaa. Super. No nii, ja siis on meil siin Ma ei tea. opatški, kus ma alati mõelnud selle peale, et peaks seda tegema, aga ma pole kunagi selleni jõudnud. See on siis värvianalüüs. Oo. Oo, see on väga lahe. Ma ise aiman, et ma tean oma värve juba. No nii, kell on natuke 10 läbi ja ma olen juba kodus tagasi. Väga mõnus, siuke cozy sünnipäev oli Maritil, kodus pidas. Väga hea tort oli, ta tellis ka sealt Sukree stuudiost. Ja mängisime bingot, rääkisime niisama juttu, sõime. Et siuke chill. Ja ma olen nüüd lugenud teie kommentaare siis eilse video all ja väga brutaalsed olete selle meigi osas, mis mul eile tehti. Aga no, ausat tagasisidet jagate, nii et on, mis on. Igal juhul ma ei leidnud sealt praegu ühtegi head küsimust, millele vastata.
et pange siia video alla igasuguseid põnevaid küsimusi, millele saaks vastata. Ja hea meelega jutustaksin mõni teinegi video rohkem, nagu eilses videos lõpus. Kuidagi mul läks see jutusoon lahti ja siis on raske vait jääda mul. Et nojah, samas suht arusaadav ka, et ega mul muidu ei saakski olla vist üksinda podcasti, kui ma ei suudaks lihtsalt nagu vadrata. Ja tahtsin lihtsalt ka veel tänada kõiki teid, kes te igasuguseid armsaid kommentaare jätate, igasuguseid kiidusõnu, et kohati mul on küll tunne, et te arvate isegi, ma ei tea, liiga hästi minust või kuidagi nagu, ma ei tea, ma vahel tunnen, et ma ei ole nagu ära teeninud kõiki neid armsaid kommentaare, aga siiski olen siiralt tänulik ja võtan vastu ja need annavad kindlasti nagu hästi palju energiat ja teevad lihtsalt tuju heaks, nii et aitäh. Ja ma ei tea, väike meeldetuletus muidugi, ma usun, et need, kes on siia täiesti lõppu jõudnud, te ilmselt juba olete subscribed, aga igaks juhuks lihtsalt viskan õhku, et vaata üle, et kas sa oled seda subscribe nuppu vajutanud, et tihtipeale YouTube'is tegelikult see YouTube soovitab kogu aeg neid videosid ja siis ei teagi, et sa ei ole tegelikult subscribe inud kanalile. Nii et vaata see üle, ega mul vist rohkem ei olegi siia midagi öelda. Suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme homme jälle. Tšau!